et noh, me selle esimese sissejuhatuse mõtlesime teha sellise tavalise koolitunni pikkuse, noh enam-vähem. Ja sellest on siis ka meie teistele õppuritele ja ka tulevastele õppuritele mingisugune väike tutvustus ja julgustus, eks ole. Et kui inimesed on treeninud üle 10 aasta, jõudnud küll kusagile juba juhtpositsioonile teisi õpetama ja juhtima, mis on meie kooli eesmärk ju kõikide puhul. Et siis see kõik on näiline, et kõik on lihtne. Et on vaja olnud läbi tulla väga keerulistest olukordadest oma isiklikus elus või siis ka oma isikliku tunnetuse puhul. Et kas ma tulen edasi ja kas ma tahan edasi minna. Siis praegu sooviks kuulda seda, et kuna selles protsessis on ääretult oluline allumine maaväliste juhtimisele. Miks see nii on, sellest me räägime mõnel teisel korral, aga et see jäljes liikumine, kui seda mõelda niimoodi, et on kõrgteaduse tekstid ees, eks ole, või mingisugused plaanid, mis näivad olevat identsed maal kasutatavate plaanidega, viivad teid mingisuguse ülesande täitmiseni, siis kas tuleb meelde mõni selline kogemus või näide, kus oli vaja ülesannet täita, eks ole, kasutada skeemi, mida on õpetatud ja mingisugune kõrvalmõte või enda peamõte viis asja rappa? Minul tuleb meelde küll, aga mul ei tule see konkreetne näide, kui nüüd on tõesti olnud see algraam kusagil ja ma nagu ei arvasin nagu, et mu pea teab, kuidas peaks ja tegelikult selgus, et kui lõpuks läksin vaatama, uuesti lugema, alati ei ole ju lihtne üles ka leida seda esialgset raami. Kuna meil on materjali, on ju seal kinnistes grupiruumides palju, on chatikastides, on teemaridades. Nii, ühesõnaga, aga mul ei tule see konkreetne näide kahjuks. Aga ma siin tahan hoopiski teisest asjast rääkida, et siin on keerulisus ka see, et tuleb tunnetada õigesti. Et mõnikord te olete ütelnud, et kui niimoodi juba on õpitud, siis nii peab jääma. Ja vaat, mul on see näide tegelikult kohe tuli, kui te palusite ette valmistada. Et ma olen assistendina olnud, assistenti rollis olnud ja näiteks, kui meil olid loodusravilaagrid ja meil olid väljasõidud, et siis mina nagu pidin organiseerima ja suhtlema nendega, kelle juurde me läksime, eks ju. Ja siis ühel suvel ma seda nagu tegin, aga järgmisel suvel siis ma ka see suhtlemine ikka käib alati nagu teiega, teie juhatusel, et seda ma ei tee ju oma peaga, aga siis kui me läksime sinna Setomaale, et siis ma kuidagi hakkasin seda gruppi juhtima ja seal kohas, kus me siis maha läksime ja juba läksin ise nagu suhtlema nende vastuvõtjatega ja vaat seal läks kõik täiesti rappa, sest minul oli meeles, et kui üks kord on õpitud, siis peab juba järgmine kord pead juba ise nagu toimima, eks ju. Ma enda arust nagu tegin seda ja ma tükk aega ei saanud aru, et mida ma valesti tegin. Kas sa täna oled aru saanud? No olen aru saanud ja praegu mul see kohe tuli meelde, et tegelikult, et siin ongi see õige tunnetamine, et tegelikult alati peab koos teiega, inglitega nagu läbi rääkides, kooskõlastades, et see piiri tunnetamine, et see on olnud väga raske, sest et sa enda arust oled jälle, teed seda, mida nagu nõuti, eks ju, aga ja mõnikord on, vaata väga palju kordi on ju selliseid, kus tegelikult ei tohiks küsida ja ei tohiks nagu nõu pidada, sest see on ka üks minu suur raskus olnud, et eesminejana sinus treenitakse järjest enam iseseisvust. Ja siis me oleme olnud väga sellised alalhoidlikud ja pelglikud just selle manitsemise tõttu, et kõike tuleb küsida
aga siis ühel hetkel sa pead jälle ikkagi ise liikuma, ise otsuseid tegema. Vaat kus on see tasakaalu koht, et millal sa võid küsida? Noh, järjest rohkem on nagu nüüd seda iseseisvust ikkagi ka tekkinud küll, aga no, ma sain suured raskused ära. Kaamera ees, jah. Räägi nüüd või vaiki igavesti. Ja, et siin selgituseks tuleb öelda seda, et jah, et kui midagi õpitud, siis tuleb see meeles pidada, aga üks väga oluline nüanss on, meil tekivad pidevalt uued etapid ja iga uus etapp annab teile teada, et nüüd on midagi muutunud ja te peaksite oma mõtteviisi kohanduma sellega, enamasti on see etapi muutus seotud just sellega, et me läheme edasi ja iseseisvus peab suurenema. Aga samas ei saa nii nagu üheski organisatsioonis ei saa nii olla, et ise teete oma päi ja lähete midagi toimetama ja juht ei tea mitte midagi. Et vaat, kui sa lähed niimoodi innukalt oma ülesannet täitma ja tunned juba ennast üsna kindlalt selles ja nüüd juht ei teagi, mis toimub, võib-olla, et on midagi muutunud, eks ole, et noh, nagu see teavituspool ja samas jälle, et mõnikord on niimoodi, et noh, et on räägitud palju, aga noh, etapp ei ole muutunud ega mitte midagi, aga noh, nagu julge ikkagi minna. Et ja eks ta ongi selline kogemuse asi ja paljuski, noh, mida me oleme ka rääkinud, et ikkagi see pidev koostöö grupis, eks ole, või siis noh, siin mingisuguses kobaras, et see annab nagu selle õige laine või selle tunnetuse. Kui sa oled kusagil eemal eraldi, siis sa ju mõtled asjadest eraldi ja siis võib seda eksimust tulla palju. Nii et see ongi dimensioonide teema, et kui üks on keldris ja teine on katusel, siis noh, üks näeb ühte ja teine näeb teist ja sealt katuselt võib õikuda küll, aga keldrist ei kuule ja vastupidi. Nii et dimensioon on see, mis määrab ja dimensioon tekib ikkagi sellest sagedusest, kus inimkeha vibreerib. Ehk siis, kuidas on need hingepuhastused toimunud ja kuidas inimene mõtleb. Ja. Ma tahtsin jah lisada, et siin selle hariduse juures on väga iseloomulik just see, et kogu aeg toimuvad muutused ja me peame olema kohanemisvõimelised. Seda on ka meist treenitud ja noh, ühesõnaga kaasa minema nende muutustega ja tegelikult noh, ettevaatlikult alati ikkagi jälgima, kuidas inglid juhatavad. Ja. Et just see paindlikkus ja muutumine, et noh, võrdluseks on siin see, et ühte jõevoolu 2 korda astuda ei saa, eks ole, see on juba läinud. Et või on nii, nagu see mandala loomine on. Et sellest tuleb ka kogu aeg aru saada, et kõik pidevalt muutub, et me ei tohi jääda stagnatsiooni, mille tõttu me paljusid asju liigutame kas või, eks ole, kui me ei muuda, siis me liigutame ühte asja või teist või võtame jälle midagi kasutusse, mõne jätame seisma, et harjuks ära sellega, et kõik on muutumises ja kui alustatakse mingisuguse ülesande täitmist või millegi loomist, siis on nii, nagu meil praegu on siin asjad laua peal, eks ole, noh, justkui näiliselt, et kõik on millegi siin ette nähtud, aga kui me tahame mingisugust teist ülesannet luua, siis me ütleme, kasutage neid, aga mitte niimoodi, nagu praegu siin on. Et siis seda loovust ja nutikust, et seda peab olema ja ka seda, et olemasolevat kasutades luua midagi uut, nii nagu meil suvekooli alal praegu on. Ja nii nagu me siin Angletooriumi oleme ju sisustanud kenasti, intelligentselt, puhtalt, kasutades taaskasutusmaterjale ja hoides alal seda, kui palju asju meil juba selle kooli algusest peale, eks ole, noh, meil on testkool küll olnud, aga see ei ole olnud mäng, vaid ta on ikkagi päris kool olnud, kuigi ametlikult oleme MTÜ tasanditel tegutsenud. Nii, aga sina, Kallis, tahad ka midagi kogemusest lisada? Jah, mulle tuli meelde kohe, kuna me oleme ju kool, eks, et siis me postitame oma lettedele teatud skeemis, kui te olete andnud, et palun panna üks pilt ja või siis jutt ja kui palju ja mida, et siis ennast ka ei ole usaldanud, kas ma ikka õigesti aru sain, et lähen vaatan kõik lehed läbi, kõigil on erinev, et see on nagu näide, et me võime saada aru erinevalt, isegi mõnest lihtsast ülesandest, et tõlgendada erinevalt, kas panna 1 või 2 pilti, et siis selline endas kahtlemine on küll, et kas ma ikka sain neid aru, kas algraam, kuidas see on, lähen vaatan, kuidas teistel on, käib selline ja siis lõpuks selgub, et oli hoopis kolmandat moodi see mõeldud, noh, et see on selline
huvitav, et kuidas meil õnnestub niimoodi aru saada. No siin on ka jällegi, vabandust, et siin on ka jälle see skeemi teema, eks ole, et paljud asjad on sellised, mis on muutumises ja mis eeldavad teilt iseseisvat mõtlemist ja taipamist, eks ju. Aga et on ka teatud selline raam ees, et kui on antud algmõte mingisugusel ülesandel, mis ei ole veel see lõplik asi, eks ole, et on see algmõte ja sellest tuleb hakata looma. Ja siis on ka algraam, mis selle sisse peab mahtuma, kuidas see peaks toimuma. Ja nüüd selle sees peab toimetama, eks ole. Ja kui nüüd edasi liikuda ja hakata ise sealt looma sellest algmõttest ja algraamist, siis tõepoolest tuleb sinna algmõtteni tagasi minna, kui ei mäleta enam. Et kui sa sinna algmõtteni ei lähe ja eriti uusõppuritel on see raske, eks ju. Et siis sa võid kaotada selle järje ära, et mida ma tegelikult tegema pidin. Sest tekstid on ju kõrgteaduse mõttevoog, eks ju. Et nad on pikad, sellest mõttest tuleb aru saada õigesti. Ja see nõuab veel omakorda sellist treeningut ja tihtipeale selle veel järgneb palju nagu neid tekste on palju ja siis nagu kipub ja see algne kaduma. Seda on olnud küll ja kuna meil on kasutada vabavaraliselt vaid Facebook praegu ja selle võimalused on nii nagu nad on, et siis paremat skeemi või sellist materjali ladustamist hetkel meil ei ole. Küll aga ootame, et kui me nüüd saame oma kooli selle uurimuse ja katsetöö näidise välja viia, et meil tuleb abilisi, et meil on spetsiaalselt kohe selline kooliruum, eks ole, ta peab olema virtuaalne selleks, et ta saaks levida üle ilmamaa. Et tõenäoliselt siis seal saab selliseid ladusid või mingisuguseid ülesannete tuba või mis igas on. Et saab need siis üles laadida ja sealt siis vaatamas käia. Parem süsteem oli meil muidugi seal, kus meil oli see kunstigalerii ehk siis see loomiskoda, jah. Et seal oli see tuba, kus need ülesanded said laadida ja varem oli ka Facebookis, eks ole, grupiruumis sai panna need failid sinna üksteise järge, aga praegu enam ei saa. Nii et ka see on muutumine, eks ole, kogu aeg tuleb muutumises olla ja kohaneda. Nii et hea näide on sellest muutumisest kas või see, et algselt, kui ma üksi tegutsesin, siis ma pidin looma juba Taevaste juhtimisel, eks ole, need esimesed sellised blogiklassid ja administratsiooniruumid ja siis oli ka see kunstigalerii oma nende pesadega seal. Et ka see on kõik muutunud ja kui ma praegu vaatan, et kõige esimene ettevõtluse leht oli Maailmite sõnumileht, kus ma ei ole nüüd praegu tükk aega midagi kirjutanud, kuigi vaatajaskonda seal on ja uurijad. Et siis seal oli algul hakkas see, ma ehitasin selle üles pesade süsteemis, et kus need olid numbrid olid ees ja see oli nagu selline nagu jälgimismäng või otsimismäng, et igas selles pesas oli mingisugune teema ja siis sealt tuli nagu midagi otsida või mille alla sai siis kirjutada kommentaaris vastuse. Nii. Aga kui ma seda praegu vaatan selles mõttes, sest ühel hetkel see kõik muutus, tähendab see seade muutus ja siis sellest ei jäänud midagi järgi. Aga kus kõik see mäng on, see on juba seal ammu ookeanide taga, eks ju. Et siis praegu ta sellisel kujul enam ei ole, aga sellist võimekust ei ole, et ma nüüd kõiki lehti kogu aeg uuesti teen ja ta on ikkagi selline jälg maha jäänud, mis toimus, kuidas toimus ja mingit moodi saame ikkagi seletada seda nii pika aja jooksul. Ja peab ütlema, et kui alguses oli võib-olla meil rohkem see töö toimuski niimoodi nagu hingelikul tasandil ja vaimsuse sellisel pehmemal ja sellisel põnevamal tasandil, siis praegu mõnikord võib isegi meelest minna, et me oleme mingid maailmas tegutsemas, et on vaja teenuseid osutada ja teha oma need koolitused läbi ja koostööd teha ja projekte teha, eks ju. Aga niimoodi ta on mõeldudki, et saades siis taevaharidust, tegutseme maal, oleme oma egot saanud alluma ja hinge kõrgem mina on enamikel, eks ole, teist on teiega seotud, kust tulevad siis juhatused ehk siis see intuitiivne juhtimine ja see on muidugi alles selline algus. Imelik on öelda, eks ole, nii pika aja järel, aga see on algus, aga see on baas
millest saab edasi minna, eks ole. Et liiga palju ette ei saanud ka treenida kedagi, sest eks te ise olete kogenud, kui keeruline on olla niimoodi kahes sageduses, et midagi sa saad rääkida, milleski sa saad seda meie töökultuuri ja vaimsust jagada, aga milleski tuleb esialgu vaikida või jätta enda teada, sest noh, teadvusel on omadus tõusta pikkamööda. Ja kui ühisteadvus mõtleb ühtepidi, mis praegu tegelikult on languses küll võrreldes selle meie algusajaga, eks ju, et siis tark ei torma ja tulla ka ei torma, aga faktipõhine teavitus ja see, et te olete juba siia välja jõudnud ja on veel rohkem neid liikmeid, eks ju, see on see näide, mida saab siis esitada. Nii et väga suur tänu teile selle suure pika ja ennast ohverdava töö eest, võib täitsa niimoodi öelda. Ja seda ei saa isegi tööks nimetada, sest see on teenimise teema, eks ole, kui me räägime vaimsest maailmast. Ja siia lõppu siis ma loen ette ühe sellise lõigu, mis mulle ennem siit Taevaste poolt ette anti sellest samast raamatust, mis meile teada on. Et kui te ju teate, eks ole, et peamine ülesanne on endas selle hooldajaloomuse arendamine, mis ei ole ainult enda ja perehooldus, nii nagu tavaks on, vaid see on ikkagi mõeldes kõrgemalt riigi ja planeedi peale ja tegelikult galaktika peale, sest kõik mõjutab kõike. Nii on siis selline sõnum. Hooldamine toetab ja kaitseb seega Leedi Kaia rolli. See lubab planeet Maal end säilitada koos oma eluvormidega ja teha seda külluse õitsengus. Teie planeedil on kõik liigid saavutanud uskumatu mitmekesisuse ja nad on hästi edenenud kõikides olemasolevates keskkondades. Ent inimesed, kes on kolmas ja viimane osa sellest kolmnurgas, inimesed, vaalalised ja vaimne hierarhia, on senini teenimise tähtsad aspektid täielikult unustanud ja seepärast neid täiesti eiranud. Neid peavad nüüd põhjalikult mõistma ja ellu viima hakkama. Nii et see on see sõnum ja see on see eesmärk, lühidalt küll öeldud, aga selleni jõuda on pikk teekond ja nõuab siiski tahet ja hinge ärkamist. Sest sellele teele äratatakse hinged ja need, kes on selleks määratud, peavad tõusma määratud ajal. Teie pidite tõusma varem, et teha seda tööd ja eeldame, et nüüd hakkab tulema siis ka teisi meile lisaks. Suur tänu! Aitäh!